Tere tulemast Musta kassitara lugemise neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on väga vinge nädal tulemas. Teil on siin uudiseid, teil on pidu, teil on sellist tarka valitsemist ja võib-olla ka mingit lepingute sõlmimist. Aga hakkame siis kohe algusest peale. Siin esimene kaart on sauade 4. Sauade 4 minu jaoks tähendab tähistamist, pidu, nagu sellist rahva kogunemist, see on kas perekondlik pidu või on kellelgi mingid pulmad või suur sünnipäev, juubel tähistada selle nädala jooksul. Et see on selline lõbus koosviibimine, kus on tantsu, naeru, kus on laulu. No see on siukene tõesti, kus on nagu natukene kärarikkam pidu, ei ole selline nagu tavaline istumine, vaid nagu natuke rohkem särtsu on selles peos. Võib-olla tähistate naistepäeva või mis iganes pidu see on. Ja ega see ei pea kohe esmaspäev olema, see võib olla juba olnud ja see võib alles tulla. Siis edasi tuleb sealt Sauade kuningas. Sauade kuningas on selline tark valitseja. Tema särab, tema on nagu autoriteet. Et kui te ise olete kellegi ülemus, siis praegu nagu te oletegi alluvate silmis autoriteet. Või kui teie tuttavate hulgas on selline, kes on teie jaoks autoriteet, ja ta tähistab sellist meesterahvast, kelle sõna maksab, aga kes ei ole nagu pealetükkiv või ülbe, ta lihtsalt ongi siuke karismaatiline, rahulik, ütleb asju, nii nagu need on. Et, kuidas ma ütlen, siuke hea ülemus, tema on siuke hea ülemus, rahulik valitseja. Edasi tulevad 2 baasi, mõõkade baas ja sauade baas. Mõõkade baas ja sauade baas mõlemad toovad uudised. Et sauade baas toob teile telefonikõned, sõnumid, pakkumised ja mõõkade baas toob uued ideed, et võib-olla nad on omavahel seotud, et keegi teile helistab ja pakub midagi. See sauade baas võib teile näiteks ka reisipakkumise tuua või sellised, kui lähme täna, ma ei tea kuhugi või lähme sellel nädalavahetusel spaasse. Ja mõõkade baas toob uued ideed ja sauade baasi poolt toodud sellised pakkumised, et teil võiks nagu olla siis ka valmidus need vastu võtta. Et pange ennast valmis selleks, et teile sellel nädalal pakutakse midagi, tulevad teile uued ideed, tulevad teile endale need pähe või räägib teile keegi neid. Et igal juhul ma soovitan need pakkumised võtta vastu. Siis siin alumises reas on võidupärg õiglus ja keskel on ülempreester. Et kui teil on olnud nüüd mingisugused lepingud või mingisugused juriidilised asjad pooleli, siis nüüd need lahenevad ära, nii et need saavad allkirjastatud ja õiglus jääb teie poolele. Et kui teil näiteks on mingi leping vaja sõlmida, siis võite olla kindel, et see saab sõlmitud nii, et keegi ei saa pärast öelda, et siin oli mingi konks kusagil, et vaja lugeda seda peenikeses kirjas kirjutatud juttu. Et eks te ise teate, kas teil oli mingisugune asjaajamine pooleli veel, siis ta lõpeb ära. Et ülempreester räägib seda, et asjad on nagu kontrolli all ja tasakaalus, võidupärg ja õiglus räägivad iseenda eest. Et teie tulete puhtalt ja võitjana välja sellest olukorrast, mis iganes teil nüüd siin oli. Et jah, eks teie ise teate kõige paremini. No mis ma oskan teile siis selleks nädalaks soovida? No pidutsege korralikult. Võtke vastu kõik need pakkumised ja uudised ja kui teil tuleb hea idee, siis nüüd on aeg. Igal juhul on see aeg nüüd hakata oma häid ideid teostama. Astuge siis samme selles suunas. Ja tulgu teil üks selline põnev nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like,
pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.